elektritõuksid ja näha on, et see, nagu reaalselt oligi tänaval, selle asemel varem nad olid kuskil nagu märkamatu, nüüd on nagu keset linna, kantakse minna 60-70 kilomeetrise tunni kiirusega Tartu kesklinnas. Et ma ei tea, mulle tundub, et vahepeal on niimoodi, et kui tehakse mingit kampaaniat või mingi lugu kuskil, siis on just vastupidine efekt on tihtilugu. Aga liikumine kui selline praeguse seisuga vaatad küll, et mulle tundub, et on hakanud nagu inimesed rohkem liikuma. Mingi aeg oli niimoodi, tänavatel üldse inimesi ei näinud ja hoolimata sellest, et tegelikult ei ole palav, väljas on suhteliselt jahe. Siiski ma näen üllatavalt palju rahvast tänavatel, et kas siis on mingid meedikud suutnud nagu juhtida inimeste tähelepanu liikumise vajalikkusele. Samas on mul jällegi hästi palju tuttavaid, kes on seotud kooli kodukorraga ja koolide mingid koordinaatorid ja sellised kehalisõpetajad. Nemad on öelnud jällegi vastupidi, et järjest keerulisem on noortele nagu midagi nagu öelda, et mine jookse või mine tee või paar nädalat tagasi ühe kooli koordinaator ütles mulle, lihtsalt tõstis käed üles, ütles, et mina loobun, et nagu enam nagu noortele nagu ütled, et minge liikuge, kõndige, jookske ja see on nüüd tunni ajal kehalise kasvatusega tunnist räägime. Ja see seal ei viitsi, ei taha. Et see on see koht, kus ma tean, et inimene siiamaani oli ta nagu hästi sükane positiivne, väga lae, kõik teevad ja ära sa jumala pärast noorte kohta midagi halvasti ütle. Ja siis selline vend ütles, et nüüd aitab, et minu jõud on otsas, et pigem oli mina see, kes ütles, et kuule, et ei ole ikka kadunud kõik, et ikka ma näen, ikka mingit liikumist on ja need noored, kes teevad sporti, need teevad, aga väga paljud pigem hoiduvad igasugusest liikumisest ja nüüd ongi see liikumise asemel alguses tulid nagu tõukerattad, jalgrattad, siis need muutusid elektrilisteks on ja veel mingisugused asjad. Vahepeal me läks hooga käima, meil on täna 5. vestlus. Panid juba käima? Juba käima, ongi hea introga tulebki kohe sisse niimoodi, et 5. vestlus vähiga, et vahepeal on juba suvi tulnud vist. No kus see suvi on? Ma ei tea. Vaatasin juba mingi 3 nädalat tagasi tuli mingisugune reporteris, mingi vend oli vunts, oli 500 veel. Ai, kallis Eesti rahvas! Oi, nüüd läheb palavaks. Oi, nüüd otsigi päiksekreemid üles. Ja ma mõtlesin ka, päris hea on, et nüüd läheb soojaks, on äge. Ja siis nagu vaatad, et päike ja siis vaatad nagu üks päev on, et see päev pidi nagu tohutu palavus olema, et nagu külm on nagu natuke, et äkki järgmine päev vaatad ilma, et siin võib tulla päris suuri raheterasid. Ei, ma arvan 3. päev, siis läheb soojaks. Üks päev oli korraks soe, siis oli kõik vingusid. Jube palav, jube vastikul. Aga eile ma just käisin metsas selle pilguga, olingi lühkarite väel, teesärgi väel. Vaatasin huvi pärast, et kui palju sääski on. Ma pean tunnistama, et ei olnud ühtegi sääski, need mingid väiksed kärbsed on tekkinud, sääski ei olnud. Aga siin ongi nagu see osa, kus kui me siin räägime, et ei ole sääski, mingi kuskil oli mingi grupp oli ka, oli Facebookis umbes sääsevaba grupp ja seal oli ka, et umbes, et sääski ei ole. Aga mingi 3 päeva tagasi ma nägin ühte Tartu kalamest, kes oli kuskil seal Ulila kandis, kuskil jõe ääres, ütles, et seal sõbraga on lihtsalt sääse uputus, ainult silmavalged paistsid, neil on nagu üleni sääskedega kaetud. Nii et tegelikult sääskedega on täpselt sama nagu igasuguste muude loodusnähtustega, et on piirkondasid, kus on väga palju sääski. Seal ilmselt oli siis kas soojem või mingisugused sellised tingimused sääskede jaoks ja ongi kohtasid, kus ei olegi ühtegi sääske. Aga niimoodi, et sa nagu igale poole nagu ujukate väl mingi lähed kõndima, et seda asja ei maksa nagu väga loota. Et sääsed ja vaata viljapuudega ka see, et on kohti, on aedasid, kus sa vaatad nagu see on nagu, ma ei tea, mis väetis nad sinna panevad, aga aastaringselt põhimõtteliselt õunapuu on täis, aga on mingisugused kohad, kus on pigem piirkonnad, kus oli nagu ühtegi õuna jälle mõni aasta ja mõni aasta on jälle hästi-hästi palju.
ja siis lähed mingisugune 10 kilti eemal on jälle vastupidi. Et see, kuidas loodus on seatud, mis protsessid seal toimuvad, no seal on, ütleme kevadel need mesilased ja muud asjad kõik, et see on tegelikult hästi individuaalne ja ei saa nagu kunagi üldistusi teha. Noh, kuigi on ka täitsa, ütleme sellised aastaid, kus ongi mingit vilja ei ole, et on täielik ikaldus, aga üldiselt jah, ütleme suures plaanis on nii, et mõnedes piirkondades on rohkem, mõnedes kohtades ei ole jälle üldse, et mille see sõltub, seda täpselt ei tea. Mis teinud oled vahepeal üldse? Käisid seal üliõpilaspäevadel ka või? Ma ise käisin ka 4 üritust vaatamas. No käisin, aga vaata jällegi see, et kui sa oled nõrgaks on jäänud ja ongi nagu see, et kui sa paned endale selle üliõpilase mütsi pähe, see ei tee veel seda nagu selliseks, see veel ei loo seda meeleolu. Et vanasti olid nagu tudengid kuidagi nagu sellised avatumad. Et nagu 2 jalaga maa peal, oli ka endasid, kes olid käinud Vene sõjaväes, on ju, kui me räägime seal päris 80-ndates, need olid juba elu näinud ja kõik, mis nagu tehti, oli nagu selline kuidagi mõtestatum ja selle nagu sügavust oli nagu rohkem. Et nüüd on kuidagi tehakse inertsist, et see nagu on selline tegevus, mida peab tegema. Maru vara on ka, vaata, ta on nagu kuidagi, mina ütleks, et ta võiks kuu hiljem olla täpselt. Ja, aga siis hakkavad juba kõik sessid ja värgid, et juba osaliselt on juba need lõputööd ja kaitsmised ja asjad. Selles on asi. Et ma ise arvan, et ütleme, vanemad üliõpilased ei saa sellest rallist osa võtta. Et loomulikult, kes tahab, see võib nagu igal ajal pidu pidada, aga ta on niisugune on olnud üliõpilaspäevi, kus ongi väljas reaalselt 25 kraadi sooja, aga ilma ei saa kunagi nagu tellida, et see aasta läks ikkagi ütleme pigem kehvasti. See libe trepp oli sitaks naljakas. Ma ei tea, kas sa nägid? Ei, nägin, aga see on võetud jaapanlaste pealt. Just. Seal on väga palju hullem, sealt tuleb mörti konkreetselt sealt trepist alla. Et jaapanlastega on üldse see, et ma olen vaadanud neid Jaapani meelelahutussaateid. Ma võin eksida, aga minu arust jaapanlaste kohta öeldi, et seal on tööpuudus on nullilähedane. Oho. Kõigil on mingi töö. Niimoodi nagu meile, et mingid noored on, ma ei tea, mingi aeg öeldi, et meil on 18 000 noort, kes ei tööta ja ei õpi. Ma ei tea nüüd, ma jään vastuse võlgu, mis vanusest me nendest noortest nagu räägime. See ongi see, et nad ei tööta, nad ei õpi. Ja samas sa ei näe neid ka mitte kuskil. Nad on lihtsalt istuvad kuskil oma arvutite taga ja see on sama liikumise teema. Ja kui sa nagu harjud ära selle elustiiliga ja neil on nagu hästi selles vähe nõudlikud, et nii palju, kui vanemad neile sööki teevad, nii palju nad söövad, keegi neid kodunt välja ei aja, ja siis tiksuvadki. Et nüüd võeti natukene karmistati neid reegleid ja nüüd vist on mingi kohustus, et nad ikkagi peavad kõik õppima ja kuskil olema nagu hingekirjas. Aga mingi aeg oli täielik ikaldus oli, aga jaapanlastel on et kui sa vaatad mingi saade oli, mingi ninja sõdalane või mingisugune selline, kus hästi huvitav oli jälgida. Seal oli inimesi, kes olid professionaalsed sportlased ja oli ka täiesti selliseid, kes ei olnud vist mitte kunagi sporti teinud ja siis läksid sinna raja peale kohe kadusid vee alla. Aga ma vaatasin alati nende ameteid. Seal oli mingi X ametid, mingi umbes, ma ei tea, koera, juuksurid ja mingisugune mingi nii spetsiifilised asjad, mis nagu kuskilt nagu välja imetud mingisugused ametitest jälle rääkides. Vaata, meil on hea sujuv nagu Egiptuses on sama tegelikult ju, et seal riik ei tolereeri, seal on niimoodi, et iga vend saab tööd ja tihtipeale ongi, et nad maakohtadest tulevad nagu hotellidesse. Ma küsisin selle Eesti giidi käest ja siis öeldigi, et nad tulevad nagu niimoodi, et linnadesse algul on võib-olla uksehoidja, lükkab seal luuaga midagi, siis manager, kõvem vend vaatab, et sa oskad juba seda ka, siis saad juba köögist edasi ja ei ole sellist asja, et on tööpuudus ja kes tahab nagu rohkem pappi teenida, ta käibki mitme koha peal tööl. Mitte nagu meil on, et sekretär peab oskama, ta on assistent, bossi abi, suvepäevadel, talvepäevadel on ta veel mingisuguses muus rollis on ja nii edasi. Tead, tegelikult vaata, see on nüüd nagu see osa, mida sa nüüd praegu rääkisid, on erasektor. Tihtilugu, kus on erasektoris ongi suuremad nõudmised, kohustusi rohkem, aga vastukaaluks on, ma näiteks siin mõned päevad tagasi rääkisin. Hotellid ei ole erasektori Egiptuses on või?
kui sa räägid Egiptus, seda ma nii Egiptuse täpselt. näide, et ma toon. Ja Jaapanis ma arvan samamoodi. Või mis sa rääkisid Jaapani riigiasutustest? Jaapanist ma rääkisin üldises plaanis, et ütleme saadetes ma vaatan nagu alati, mis eriala või kes see inimene on, mis tööd ta teeb. Ja seal on nagu nii minu jaoks täiesti eksootilisi töösid, ma olen nagu püüdnud aru saada, et kas see on koolis õpitav või see on, või mis asi see on, et kuidas ta selle, ma ei tea, mingisugune umbes, ma ei tea, kirpude tantsutreener või mingi täiesti jaburaid asju mingi täitsa. Aga samas, vaata nüüd tuleb üks hästi selline tõsine teema välja, et ma rääkisin mõned päevad tagasi ühe oma vana töökaaslasega, hästi selline kogenud võitleja, olnud üsna sellistel arvestataval vaatel ametikohtadel riigisektoris. Ja tema nagu ütles, tuli jutuks tehisintellekti kohta arutelu, et üldse, et kuhu lapsed kooli panna ja siis hakkas see teema meil arenema. Ma olen ise seda teemat ka nagu mitu korda vist, ma ei tea, kas me sinuga rääkisime, aga et praegune seis on selline, et näiteks tõlkijaid ei ole nagu võtet oma last saata väga tõlkijaks. Andke andeks mulle filoloogid, aga lihtsalt ma vaatasin mingi artikkel, kus öeldi välja, et ütleme just lihtsamad materjalid on ju need tõlkeprogrammid saavad päris hästi hakkama. Et see tähendab seda, et tõlkija teenust väga enam ei taheta. Kaob ära AI teeb oma. Siis samamoodi juura, et kuna mul abikaasa on juurat õppinud ja ütles ka, et kui temal on mingid juriidilised küsimused, on ju, küll on jah see, et sa pead suht täpselt teadma, mida sa küsid, aga ütles, et nagu kogu materjali ta saab kätte, tal ei ole vaja enam juristiga konsulteerida, ehk siis sorry juristid. Ja kui sa oled selline keskpärane jurist, on ju, siis ja arvestagi sellega, et sa võid veel hetkel öelda, et ei, praegu ikkagi on niimoodi, et ikkagi vaat ma olen jurist ja seal on iga olukord on erinev ja kõik on ju, menetlused ja kõik asjad, aga ega arvestage, et ega see tehisintellekt areneb ka järjest edasi ja see on vaid aja küsimus, kui sul tõesti ongi nagu niimoodi, et keskkastme juhid kaovad ära, seda ma olen kuulnud. Siis on alles jääd oskustöölised. Oskustöölised ja ega näiteks mina apelleerisingi, rääkisin siis vestluses oma vana töökaaslasega, ütlesin, et kuule, et hambaravi ju ikkagi nagu ei tehta. Ja siis ta ütles, et aga kuule, aga miks ei tehta, et võidakse nagu väga vabalt, et me praegu nii kaugele ei mõtle, aga kui tehakse juba mingid 3D rakendused ja asjad, on ju, et siis väga vabalt võib ka nagu robotid võivad hakata hambaraviga tegelema. Seda ma tean, et kui koer sulle tuppa situb, siis robot ilmselgelt ei tee seda heaks, kui ta sealt üle käib. Aga vaata, see ongi see, et need programmid ja asjad, ega need ka täienevad kogu aeg. Ja ongi seesama, ei ole lihtsalt vastavat seda koodi või asja, et sa selle junnised koristad ära või ei korista, et see robot laseb praegu lihtsalt julmalt üle. Aga ta liigub kogu aeg, ju tehakse nagu kõik järjest üks päev, kui me räägime mugavusest. Vaata, ma lõpetan tegelikult selle teema ära, siis selle minu töökaaslase mõte oli see, ta ütles niimoodi, et tegelikult arvestades, kui paljudes sektorites hakkab AI ja tehisintellekt hakkab meid mõjutama ja üle võtma kõiki töid, siis ta nagu seadis kahtluse alla, ütles, et tema hinnangul umbes 80% riigiasutustes töötavatest inimestest peaksid 10 aasta jooksul kinga saama. Kõik ametnike armee, meil on Eestis umbes 200 000. Selle vastu ma ei ole. Et ta ütles, me arutasime ka, et mida siis nagu see tehisintellekt paremini teha annab, päris palju asju annab ja samas on jällegi nagu veider, et mingisugune Taavi Libe või Lust või Võsapets või käivad oma saadetes mööda kohalikke omavalitsusi, otsivad mingeid ametnikke taga, kes peaksid oma tööd tegema, et Võt see on see moment, kus ma ka nagu nõustun, et äkki meil ei peaks nii palju ametnikke olema ja ma võin ka teile tuua näite, et osades riigiasutustes on nii, et ma rääkisin eile ühe tuttavaga, kes on ka olnud aastaid riigisüsteemis, nüüd ta on juba välja läinud ja nad saavad sellest rääkida, aga see on intrigeeriv teema, aga teatud, ütleme, sellistes suuremates organisatsioonides, kui sa saad hästi läbi selle inimesega, kes on seal juhiks määratud, siis väga palju on mingisugused sugulasi, on kunitud nendele sugulastele mingi ametikoht, mis tegelikult tal ei ole mitte mingit mõtet. See on lihtsalt tekitatud mingi ametikoht,
et ja normaalne palk on sinna juurde keevitatud, sest riigisektoris on see nagu võimalik. Erasektoris sa ei saa nagu tekitada mingisugust, ma ei tea, sa oled see klaasivalvur näiteks, sa saad Eesti keskmise palga pluss igasugused preemiad ja asjad, valvad seda klaasi ja kastad lilli kord nädalas. Noh, ja see on sinu töö. Tekitatud amet. See on lihtsalt nagu lihtsas keeles öeldud, aga tegelikult on ta ikkagi päris karm teema. Ma tahtsin, mingi asi oli, mis mul siin käis korraks läbi, aga jõudsin juba nagu ära unustada. Aga noh, ma usun, et vähemalt kõik see, mis me siin nagu räägime, see paneb nagu paljusid kaasa mõtlema. Ilmselgelt need, kes on riigisektoris tööl, vaatavad peeglisse, kurat, ma teen oma tööd ikka päris hästi ja hingega, aga ma tean, mul on päris palju töökaaslased, kes nagu tegelikult väga midagi ei tee. Ja ma võin ka nagu öelda, et reedest lähevad juba ära. Ja riigisektoris on ka päris palju, see on päris paljudele suitsetajatele on see üldjuhul paradiis, sest riigisektoris oma suitsupause, ma omast kogemusest tean, kus ma olen tööl olnud, siis ja see ongi jah, kohvipausid ka, et põhimõtteliselt ükskõik millist saadet sa nagu vaatad, et kas see on lustisaade või see on mingi libe saade või see näidatakse mingi kohaliku omavalitsuse ruum ja sul hakkab nagu silma, et seal ongi mingisugune kohviruum ja siis kuna ajakirjanik sisse tuli oma kaameratega, siis kohvi veel aurab, kõik on nagu plats on puhas, aga klaasid on kõik laua peale jäänud. Siis, ja ükskõik kui ise ka kõnnid, siis päris tihti ongi nagu see, et nagu selline korralik pidu käib, päiseb päeva ajal, et erasektoris, oleme ausad, et see erasektori ettevõtte eesotsas juhatuse liige, ta ei taha nagu näha, et nagu inimene lihtsalt istub. USAs mul oli näiteks tunnitasu, kui ma elasin USAs, oli tunnitasu. Ja kui ma olin näiteks hotellis, siis hotellis maintenance, ma pidin siis vastutasin väliterritooriumi eest, sees ütleme koridorid, mina tubasid ei teinud, aga näiteks lambipirnid vahetasin, kui mingi maja haldusjuht. Ma olin jah, põhimõtteliseltki, et mul oli oma täitsa tööriistade ruum, mul olid see trellid asjad, ma tegin basseini veeproove seal üle päeviti. No mida vaja teha oli? Ma tahtsin, kas kloori liiga palju ei oleks, siis õuest ajasin mingid madusid ja kilpkonnasid minema ja tegelikult mul töö oli hästi huvitav ja mul oli kõrvaklapid olid peas, ma olin oma maailmas. Vahepeal vaatasin, et oli kedagi nagu kiiresti omadest vaja aidata, siis ma sain näiteks neljapäeviti sain Landrisse lisatööd, see oli siis kõik, mis hotelli pesu käis sealt läbi, siis pesumasinatesse lükata, pärast ära pakkida, see oli oma formaat, aga kuna ma aasta varem olin Eesti Kaitseväes seda kõike tasuta teinud, ja mul oligi see, et tunnitasu USA-s aasta hiljem oli sama suur nagu eelmisel aastal Kaitseväes kuupalk, siis ma kogu aeg, ja see oli suur kontrast. Tahad seda tööd siis ka või? Sellist töölist või? Ei, vaata, see oli 97, 98, 99, nendel aastatel. Praegu ma pean nagu tunnistama, et ega USA-s on ka kõik muutunud. Sest, ma ütlen, et kui tollel ajal, kui ma läksin USA-sse, sa kujutad ette, minu tunnitasu oli puhtalt $5.50, ma sain tunnitasu, mis oli USA-s oli ta ikkagi väga väike, aga see oli mul puhtalt kätte ja samas dollari kurss oli Eestis päris suur, see oli mingi 25 krooni isegi mingi hetk. Ta ei olnud vist, ma ei mäleta, mis asjaoludel ta nii tõusis, aga see oli täpselt see magus aeg, et minu tunnipalk USA-s oli kroonides üle 125 krooni ja samas Kaitseväes oli mul kuupalk 110 krooni. Et sisuliselt ma tegin ju Kaitseväest terve aasta nagu tasuta midagi ja tohutu koormusega. Aga ja siis oligi võimalus, et mul oli vahepeal oli 20-tunnised tööpäevad. Võtsin endale või õhtuti lisatööd, aga see 20 tundi, see tähendas, et 20 kuu palga, eelmise aasta 20 kuu palga teenisin ühe ööpäevaga. Et töö oli selles suhtes, et ta ei olnud väsitav, aga lihtsalt, ja kuhu ma tahan nagu jõuda, et see tunnitasu oli niivõrd motiveeriv, et ainuke tingimus oli see, et ma pidin tööl olema, sest kui ma jäin nagu lihtsalt passima, siis mänedžer tuli ja ütles, kuule, aitab küll tänaseks, pane asjad kokku, mine ära. Sa pidid kogu aeg midagi tegema. Aga Kaitseväes oli see, et sa pidid ka kogu aeg midagi tegema, muidu vastasel juhul järgnesid karistused. Aga kui sa oled nagu see, et sa teed kogu aeg midagi ja sa saad sellest palka. Meil oli näiteks, ma sõidan sisse sulle jutuga, meenub see sama teema, et kui ma olin Inglismaal 2003,
siis ega mul ka kohe alguses tööd ei olnud, sest läksid ehituse peale nagu abitööluseks või. Ja siis aitasid seal, noh, ütleme, suur korrusmaja või seal nagu pead mingeid asju ära vedama, panid nendesse prahikottidesse, noh, ja seal meil oli üks vana, kes ju hakkas maru kiiresti seda tööd tegema ja teised töömehed ütlesid, et lõpeta ära, noh. Muidu me saame kõik kinga vaata, noh. Et see on ikka päeva peale mõeldud see aeg su, mis sa siin teed, vaata. Et teisalt jälle vaata, noh, et nad kõik lasid luugrid seal niimoodi, et noh, suma lihtsalt lebotas. See, et visuaalne pilt, et töö käib, aine. Aga vaata see, käima, ja, aga vaata, seal ongi nagu see, et tegelikult noh, nii või teisiti ka päeva lõpuks sa pead nagu midagi ette näitama. See ei ole nagu niisama, nagu ma liigutan, tegelikult noh, ongi reaalsed asjad liiguvad, aine. Noh, sa valid nagu ise tempo, aga sa teed kogu aeg tööd. Võib-olla sa oledki aeglane ja kohtlane, aine. Et ma seda siin vaatan, siis no ilmselgelt, kui ta teeb aeglaselt, ma saan aru sellest. aga nüüd kui ette, et riigiasutuses, noh, ütleme peale seda USA praktikat, läksin riigitööle, olin seal 15 aastat ja noh, seal oli ikkagi perioode, kus ma nagu ei pidanudki nagu väga midagi pingutama ja tegema. Ja noh, ma olin nagu selles suhtes, et ma tegin sporti ja noh, ma olin nagu selles suhtes nagu aktiivne, aga samas nagu ma teadsin, et noh, meie ütleme selle asutuse hoovis, seal oli siuke tihe suitsupidu, et vahepeal mõni vend ei jõudnudki nagu oma töökabinetti, ta nagu suitsetas päev otsa hoovi peale. No, see oli, kes mulle kunagi ütles, et need suitsuruumid olid nagu praeguse aja sotsiaalmeediat, seal käidi kõik, isegi mingid vennad, kes ei suitsetanud, käisid seal, et kuulujutte kuulda, vaata. Tulid tagasi, said neist suitsetada, passiivselt suitsetada. Jaa, aga vaata, ega see ei olnud ainult suitsuruumis, vaid see oli ju ka näiteks ööklubides, kõrtsides. Ma mäletan, Atlantises oli ka. Kogu info käis ju sealt läbi. Ega see ju mitte midagi kuskil. Osadel ei olnud ju telefonega. No vanal ajal ei olnud üldse telefon, siis oligi see, et sa said kokku, siis sa kuulsid, mis toimus kuskil, kõik see oli nagu laivis nagu reaalselt. Isegi klubis sai veel seda Atlantis sai veel praadi osta, niimoodi, et rahvast tantsis sõid praadi kõrval mingi vend tegi suitsu, kõrvetas riideid ära, kogu see kuradi põrand oli suitsukonisid täis, aga sellest 90. teemast me võime veel mingi eraldi kunagi teha see teema, võrrelda nagu tänapäevaga, et mis on nagu muutu. Vaata, kui see suitsis kadus, mäletad seda lärmi või? Mis mõttes me ei tohi enam teha, vaata, ööklubis suitsu. Praegu ei kujuta ettegi sellist asja, et sa oled kuskil klubis või suitsetad kuskil. Aga sõbrad, ma ütlen, ma saan raudselt nüüd, kui ma nüüd välja ütlen, ma saan mingi jõhkralt needuseid peale endale, aga mul on kama kaks, et mina, kes ma nagu suitsu suhtes olen olnud nagu jõhkralt tundlik kogu elu. Mul on niimoodi olnud, et kui ma olen sattunud mingisse valesse kohta, kus suitsetatakse mingit, mina neid suitsumarke ei tea, ma ei ole nagu kunagi tossanud. Üldse? No, mingi koolipoisina korra võib-olla sai proovitud, aga kui rõve see oli. Igal juhul mul on nii, et kui ma näiteks mingisugusesse keskkonda satun, kus on suitsetatud või suitsetatakse, siis mul võib juhtuda järgmise päeva hommikul ma köhin verd. Mul on päris rõve on. Ja siis, kui hakati neid suitsetajaid piirama, siis alguses oli ju Euroopas oli, ma ei mäleta, kas see oli Euroopa Liit juba või ei olnud, aga hakkas see mingisugune virvendus, et kuskil mingis riigis juba piiratakse avalikes kohtades ära, söögikohtades ja asjades. Aga see oli ka põhjus, miks ma söögikohtades väga ei käinud, just seepärast, et mida sa sööd, sa ei tunne isegi toidu maitset, sellepärast, et see kõik on kuradi nikotiinist läbi imbunud, köögis suitsetatakse, saalis suitsetatakse nagu igal pool. Noh, paljudel oli see, et sõid ära oma söögi ja siis pani suitsu ette ja jälle lahe, chill. Ja plussi see, et su riided haisesid ja ma ei käinudki enam mingi aeg nendes kohtades. Plussi see, et tõesti ma nagu oma tervise pärast muretsesin. Ja siis hakati nagu rääkima, et jah, et võiks seda suitsetamist, et Eestis ka võiks seda nagu piirata. Ja see oli mingi aastal, kas 2000 või 2001. Ta võis seal olla, jah. Ja tuli Postimehes, tuli siis teema võeti ülesse ja kommentaariumis ma vaatasin, üks seal kommenteeris, et ei, suitsetaja, see ei sega ju teisi. Ja siis ma vaatasin hullu pilgu, kirjutasin talle kohe, et kuule, mida sa siin seletad, et muidugi segab, et see on nagu, sa nagu ise elad oma mingis virtuaalmaailmas ja igal pool see suitsuhais, et mõtle, mitte suitsetajal ei ole see üldse, siis, aga vaat tollel ajal oli see, et
sai kommentaariumis kirjutada X nimedega ja nii palju, kui torust tuleb, sõimata, ropendada, kõik oli lubatud nagu. Ja siis ma panin mingisugune Andrei kirjutas seal natukene võib-olla vigasemas eesti keeles ja siis Ülle on ju, Ülle oli nagu, ma olen maainimene, lihtne maainimene, panin nagu ja siis oli niimoodi, et nii kui keegi pea tõstis, mul oli nagu see reegel, et nii kui keegi nagu hakkab seal nende suitsetamist nagu takka kiitma, siis ma panen kohe vähemalt 10 kommentaari. Üksik troll siis. Nii, ja ma olin üksik troll ja ma andsin niimoodi, et igitäpid otsa ees, see oli mul nagu, ja tolle päeval mul oligi, et mul ei olnud nagu muhvigi nagu teha, arvuti taga ma istusin ja ma lihtsalt andsin tuld. Aga tavaliselt ongi niimoodi, et inimesed vaatavad need kommentaariumid ja nad lähevad kaasa. Kui sa seda teed piisavalt agressiivselt, see on igal pool niimoodi, siis suur mass läheb kaasa. Ja siis hakkas teised ka kohe kirjutama ja siis oli mingi, kas sama nädalavahetustel oli siis see hommikutelevisioon. Et vist iga hommik ei olnud nagu nüüd on, aga siis oli nädalavahetustel oli. Ja mäletan, et Marko Reikop vist, tolleaegne minister vist, kes oli, ma ei tea, tervise eest vastutav minister, kes oli terviseminister või mis iganes tervishoiuminister. Ja tal oli stuudios oli see minister ja Marko Reikop siis, tead, ma loen teile ette, et siin on, näiteks on siin Postimehe kommentaariumis, mida inimesed arvavad. Siis ta luges ette nagu. Minu arust 10 ma võin eksida, no 9 oli kindlasti, aga 10. puhul ma ei olnud kindel, kas see oli minu kirjutatud või ei olnud, aga luges need ette kõik minu kommentaarid. Minister ütles, jaa, see on näha, see on tõsine probleem ja ma annan oma ministri ausõna, et me paneme selle asja käima ja tervitused sulle, kes sa neid ette luges. Läks väga palju mööda vaatad, suitsetajad nüüd majadest välja pekstud, suitsetasid seal vihma käes, ligunesid ja siis ma nagu vaatasin niimoodi, ja sisemise mingi, oh yeah! Et ma mõtlesin, kui need vennad oleks teadnud, kuuled seljaga mingi kirve sisatakse selga. Minul oli seda suitsustaasi päris pikalt 2017 jätsin maha, aga mul läks ikka asi nii lappes, et arst ütles, et kopsuarst, et tahad elada või taha vaatana. Ta seletas mulle seda kamina efekti, et kops on muidu puhas, aga seal on mingid tükikesed kuskil, et kui võtame tegu on ahjuga ja mille lähevad lõõrid, siis iga lõõri juures on mingi must tükk. Nüüd on sinu valik, kui see tükk läheb nüüd uitama, sul tekib trombinfarkt, läheb aju insult, või kui tükk jääb paigale ja tekib sinna tükke juurde, tekib kopsuvähk. Et mida sa siis tahad? Mulle nagu piisas sellest kõik, jätsin päeva pealt maha. Aga kõige hullem oli minu jaoks veipimine, mis oli see, et siis ega ma arvasin, kui suitsu, milleks see väike, vaata, mul oli ikka see suur, paki suur, laksu panid, kadusin, seltskonnast kõik vaatasid mingi kuradi Jürgen Weber või kes kuradi mustkunstnik, vaata, et kaob. See ladestub kopsu sinna seintele ja need bronhiid ja köhahood olid nii hullud, et ma köhisin valamusse nagu paksult mingit kopsu või ma ei tea, mingit veretükke ja siis mulle meeldib, mis ega sa ära ei sure? Ei sure! Aga mulle meeldis see, et kopsutükk kuradi ja jätsin maha, ei ole tahtnud ka. Ainus, mis ma mõtlen tagant järgi, et mis mulle nagu võib-olla üldse kõige suuremat sõltuvus on mitte see fucking nikotiin, sellest sitast 3 päevaga lahti. Kõige hullem oli pigem see, et see hommikul sul on see kallis tsiposjäkk, see klõps. See läheb põlema, siis võhtul vaatad, kus suits põleb, see ots raputad, see kõik see, see tegevus, sinna kõrval mingi klaasist, mingid viskid kõrval, kõik see tegevus tundus nagu fun, aga kui sa nagu pärast mõtled nagu selle peale, mismoodi ta kopsu nagu putsi keerab, sõna otsas mõttes, võt seda ma tahan. Vaata, siin on nagu see, et nagu alati nagu... Kuigi vanemuses töötasin, mingi tüüp rahu tema põrmule 96 oli ta sel ajal. See oli aastal 94 oli vend 96 ja vana tõmbas 2 pakki primat päevas ja küsis, miks sul käe nahka? Ma olin kunagi sakslaste tanki vastu, käid kinni sinna. Peale seda hakkasin suitsetama, vaata. Ja vend elas 96-ni. Siis mõtled nagu okei. Seal on, vaata, see ongi kõik, mis puudutab nagu tervist, on ju. Et hästi paljud nagu seostavad seda suitsetamist reaalselt kopsuvähiga. Ja see tõenäoliselt statistiliselt ongi niimoodi. Aga ma panin nagu üks päev, aga hakkasin nagu kuidagi nagu elule järgi mõtlema, et kas kõik sellised reeglid on alati sellised, mis ta peab nagu võtma nagu puhta tõena või sellise loogilise jätkuna. Et oli see Tšernobõli aastapäev ja siis ma nägin
mõned päevad tagasi nägin ühte endist kaitseväe ohvitseri, kes oli ka Tšernobõlis käinud ja ta oli vahepeal tervis suht kehv, aga nüüd ta oli jälle täitsa kõbe ja ta on juba vanustun ka, ma arvan, päris üle 80 ja siis ma vaatasin seda Tšernobõli saates, kus räägiti meestega, kes oli selle läbi käinud, ja seal nad ütlesid samamoodi, et päris paljud, et jah, et me saime ikka ilge paugu seda röntgenit ja kõike ja nagu mitte midagi ei ole, nagu puhas leht täiesti, on ju. Et noh, võiks ju eeldada, et me nagu kõik oleks juba ammu surnud, on ju, ja meie seas on mehi, kes ei olnud nagu mitte midagi ei ole, nagu mitte midagi, mitte ühtegi mingit näited, et noh, jah, et kuidas seda nagu seletada, siis seal nagu tõsteti käed üles, ehk siis ma olen ise nagu elu üle järgi mõelnud, et eile vaatasin, just üks artikkel oli, mis käsitles, see oli tsaari perekond, on ju, okei, tsaari perekonna hukkamine 1918 ja siis, et mis nendest timukatest nagu edasi sai, kes siis Vene tsaari perekonna hävitasid. Ja seal nad tegelikult suht ruttu läksid seal, said surma, keda hukati ja päris paljud... jälgi peita siis või? Ei, see oli lihtsalt, et noh, nende nii-öelda, et saatus maksis kätte või no midagi sellist karma või... Kuna see saade, kus see oli? Eile mul korra käis netist läbi, aga kuhu ma tahan jõuda, on see, et seal käis päris palju läbi, see oli aastal 1918, 3-4 aasta jooksul päris mitu meest läksid vähkkasvajaga. Ja seoses selle vähkkasvajaga, noh, vaata sellel ajal ju ei olnud mingisuguseid tohutud kemikaale toitudes. Need ilmselgelt sõid nii puhast toitu, kui nagu süüa andis, on ju. Ja ometi nad nagu läksid päris paljud, on ju. Tollel ajal see probleem ka oli. Noh, sellega on alati läinud inimesi. Ja minu nagu küsimus on see, et kui meie siin väidetavalt sööme mingeid tohutuid kemikaale sisse, et kas see on vähkkasvajale soodustav või pigem kahjustav, sellepärast, et ma lähtun sellest, et noh, on öeldud, et vähkkasvajale on vaja selliseid soodsaid tingimusi elamiseks. Et ta on parasiit või noh, selline, et tal on vaja sellist, et noh, vähemalt mingi aeg oli mingi saade, kus öeldi, et kui sa oled nagu kogu aeg paikne, sa ei käi kusagil reisimas või üldse kodudki välja ei lähe, nagu enamus noori tänapäeval, on ju, siis sa sööd kogu aeg ühte sama asja näiteks, on ju, et siis see on nagu vähkkasvajale on see nagu väga soode keskkond. Samas jällegi, kui sa sööd mingit kuradi keemiat, mis on nagu mingid hirmsad asjad, sisuliselt sa teed ju endale keemiaravi, on ju, et noh, see on puhtalt teoreetiliselt, et ma olen nagu püüdnud et nagu teatud sellistes 600 aasta pärast siis sina oled lagunenud, ma olen samasugune sama paks, samasugune, nii nagu sina kukud, nii ma sinna jään. Kunagi oli mingi saade, kus räägiti näiteks kulturistidest, et kulturistide puhul on nii, et tippude puhul on see vähkkasvajas haigestumine ja surm väga väike protsent. Aga kalmus? Seal ma ei oska sulle täpselt nagu öelda, ma ei julge spekuleerida tema puhul. Mis tal oli pankreas üldse või tahad sa üldse selle teemal peatuda? Ma pigem ei, ma ütlen jah, vaat see ongi, et ega seda inimest tagasi ei too. Inimest tagasi ei too ja ta oli oma elus, ütleme selline fenomen, et ta oli selline legend ja mis ega ju mitte keegi ju tegelikult ei tea, kes mida spekuleerida võivad paljud erinevatel teemadel. Ja kui otse kõrval nagu näinud ei ole, siis ma ei saa nagu kunagi 100% kellegi kohta öelda, isegi kui kellegi kohta öeldakse, et see või see on homo, on ju. No ma ei tea, ma ei ole tema voodi kõrval seisnud, on ju, et kui ta seda nagu ise ka väga ei propageeri, on ju, siis ma et kui on, siis on. Elame sellise sildistamise ajastul, kus veidikenegi eksid, pannakse sulle kuradi silt külge ja ilma faktideta, ilma tõestamata ja siis lastakse sellel teemal niimoodi. See on nii ränk. Nagu see ennem ütleme, rahvas läheb hooga kaasa ja isegi kui pärast tuleb välja, et see inimene ei ole midagi teinud, kedagi ei huvita ikka, see silt jääbki külge sulle. Ongi. Sellepärast jääb mingi 10-20% inimesi surmani. Pigem ma arvan, pigem see oli nii. Pigem see oli. Aga kus suitsu seal tuld, vaata, see on see, Ja kui nüüd tulla selle sama teema juurde, vaata, me oleme tegelikult sujuvalt kogu aeg edasi. Võib-olla mõni asi jääb vahele, võib-olla ma olen siin ise öelnud, ma räägin nüüd sellest ja siis ma olen läinud edasi. Aga samas ma arvan, et kellelgi ei ole igav. Et tegelikult seda vihkamist on viimasel ajal
pimedat raju vihkamist, seda on Seda on nagu ikka niimoodi, väga et palju nagu ma isegi ei saa aru, mis seda põhjustab, kas see majanduslik olukord või mis seda pimedat viha tekitab. seal on muidugi, noh, jällegi ütleme paralleelselt, kui me räägime majandusest, siis mõned päevad tagasi mulle hakkas silma üks artikkel, kus toodi välja, et järjest rohkem on neid inimesi, kes ei saa enam nagu hakkama. See sissetulek, mis on, lõviosa läheb elamise peale, kommunaalid, elekter, võib-olla üür ja siis söögiraha jääb ainult, aga sealt nagu mitte sentigi üle jääb, pigem on see, et inimene nagu vaatab, et kus ta saab soodsamalt, et Lidlist ma saan need asjad, sealt poest ma saan need asjad, ega turg ei ole ka enam, turg ja turuhoone ei ole enam nagu kõige odavam. Ei ole muidugi. Et seal on ikkagi, noh, kuigi turuhoonesse on tekkinud nüüd väga palju erinevaid ettevõtteid, Tartu turuhoonesse on Nõo, on Luunja, siis on seal nagu igasuguseid neid piimatooteid, Karniletis on näiteks piimatooted ka sees, on ju, ja seal tegelikult on, seal on väga häid pakkumisi tuleb ja sa pead seal nagu regulaarselt käima, et ma olen sealt saanud näiteks noh, mingi, no ma küll kalapüügi jaoks, et kalale sööta teha, siis pakk kohupiima 20 senti näiteks, on ju, vanilje kohupiim, on ju. Et noh, mingisugused selliseid asju ma olen nagu saanud sealt, on ju, aga suures plaanis on ikkagi toit on nii palju kallimaks läinud, pluss kõik muud maksud on juurde tulnud. Ja see summa või see inimeste arv suureneb järjest, kes oma sissetulekutest ära ei ela. Maksud on suurenenud, igasugused teenused, kõik on suurenenud. Näen ka seda, et mitte keskklass, aga need, kes on ennem väga laia elu elanud, need hädaldavad, et nad ei saa hakkama ja on väga agressiivsed ja tigedad selle peale. Mina, kes ma olen terve elu kulgen niimoodi madala palgaga, pole mul kunagi olnud selliseid suuri summasid, mida nagu kõrvale panna ja minu jaoks on see pigem siukene, noh, elan ülevat aeg, aga ma kujutan ette need, kes on ennem põletanud seda raha igasse suunda ja sul on see maksukoormus on nii suur alates kallitest liisingutest autodest ja nüüd ühel päeval sul ei tule enam peale midagi, siis neil on see kõige hullem litakas, on ju. Noh, siuke väike pisku, ütleme, nagu me kirjeldame, et inimene, kes ta ongi harjunud oma kõhu kõrvalt, noh, ta ongi, lähebki, vaatab odavamaid hindu, tuiab ringi ja vaatab, on ju. Ta kuidagi saab hakkama, aga mulle tundub, et ka see aeg hakkab veel hullemaks minema. Ma olen nõus nende spetsialistidega, vaataseks majandusanalüütik professor rääkis nagu kogu seda lääne ühiskonnas toimuvat, mitte ainult, noh, tegelikult kogu maailmas toimuvat, et me oleme siiani elanud tugevalt üle oma võimete ja nüüd on siis tasumise aeg, aga samas ta nagu ütles ka, et nagu sa ütlesid, et elan selle aja üle, aga see analüütik ütles, et sõbrad, tegelikult harjuge sellega, et enam ei tule seda aega enam tagasi. Buum ei tule, see, et üldse Eestis buum oli, on mingite halbade asjade kokkulangemine ja kallid tööandjad ka, kes te vaatate, on ju, et need kasuminumbrid ei tule iial enam kunagi sellised, nagu teil kunagi olid, et te kas lähete ja harjute selle ajaga ära ja te peategi oma kasumi kallale minema, seda aega enam ei tule, et meil nüüd see aeg läheb tagasi ühel hetkeks buumiks, mitte kunagi ei tule seda enam, et nüüd on lihtsalt ongi teised ajad. Ja see ei ole jah, tegelikult ei ole isegi mitte Eestis, vaid see on igal pool, sest ma ütlen, see sama näide, kui ma USA-s elasin ja töötasin 90-ndatel, ütleme, et ma sain palka, sain mingi $2000 puhtalt kätte. Nii. No meil oli niimoodi, et see oli Vene firma ja meil oli seal 2 suure toa peale oli siis... Korra segan või mulle muidu meelest ära, kui sa selle juttu ära räägid. Et tulles tagasi see erasektorisse, ma ütlesin, et need ajad ei muutu, on ju. Mida mina ütlen, et riigisektoris peavad hakkama asjad muutuma kõvasti. See tarbimine ja mis iganes asi peab ära lõppema. Siin vaatasingi, muidu mulle veel Ansip enam-vähem, mäletan, kui ta Tartu linnapea sümpatiseeris ja nii edasi. Aga viimane kord oli, kui nad tegid siin kambakat ja rääkis mingist 8-jalast, eks ole, konservatiivide 8-jalast ja siis ütles ta, kus see raha tuleb. Äkki lõpetaks ära need kuradi tänuüritused, suvepäevad, talvepäevad, kõiksugune trill-trallna ja hakkaks nagu vastutust võtma selle eest, et oma kuradi tegude eest, et see on see, kus see raha tuleb. Nüüd võib edasi. Tegelikult ma täiendan, et noh, see sama, kui me võtame selle riigisektori,
see palgafond, vaat siin ongi nagu see küsimus. 4 tonni, 5 tonni palga. Kust mulle mõnda venda siin Tartu linnas, kes saab tavainimene 5 tonni, 2,5 tonni, mis nad räägivad, 2092 on keskmine palk. Kedagi ei ole siin sellist. Siin ongi nagu see küsimus. Siin on tegelikult see küsimus, et vot see sama riigisektor, ministeeriumid, kaitsevägi, seal on ikkagi nii, et isegi keskeriharidusega sa võid saada selle keskmise palga. Sest sellel ajal, kui mina seal töötasin, siis see oligi, sisuliselt ma sain, seal läksid staaž juurde, seal läks ametikoha mingisugune seal või see tabel. Ei ole, tööandjal ka, ma saan tööandjast aru, tal ei olegi anda seda raha. Sest sisend on nii kallis, vool on kallis, kõik on kallis, toota on kallis, kuradi absurd, tal ei olegi töölisele maksta enam, mida sa teed? Ja kuradi riigisektor muudkui taob. Minu teha oleks, ma võtaks kuramuse kohe selle miinimumpalga või tähendab elatusmiinimumi, tõstaks kohe 1000 peale ja 1000 eurot peaks olema maksuvaba miinimum ka. Kõik homsest selline seadus. See teeb nendele väikestele inimestele ka kuradi mingigi võimaluse. Aga mitte nagu praegu on, nagu kuradi räägitakse, ma ei tea millest. Mis oli see põhiline, mis mind kõige rohkem ärritas, see maksuküüru kaotamine. Mina vaatasin oma palga pealt, mul tuleb 10 euri juurde ja siis teine, kes saab 2100, tuleb 154 euri iga kuu juurde. See teeb aastas juba teebki 800 juurde. Millest me räägime siis? Et siin on on valitsusel on vaja nagu peeglisse vaadata ja mina nagu soovitaks ka, et võtaks nagu kõik igasugused ametnikud, võtaks nagu ette lihtsalt ja panekski, ütleks, mitte ei ole nii, et nagu riigisektorist käivad inimesed mingi erasektorit kontrollimas. Vastupidi, erasektori inimesed käivad nagu riigisektoris, ütlevad, et aga meil on niimoodi, ma ei tea, kuidas põhjendage ära ja riigisektoris on hakanud, mis ma olen nagu ise tähele pannud ja kuulnud, et hakkavad käima jube palju, tekitatud mingid täiendkoolitusi, igasuguseid mingeid asju, lihtsalt, et põhjendada ära, miks nad seal nagu selle ametikohal on. Aga see ei muuda tegelikult mitte midagi, need täiendkoolitused maksavad veel eraldi, aga lihtsalt tõestada see 200 000 ametniku vajadust teistesse sektoritesse, see on siuke, natuke labane. Kõik võimalikud preemiad ja mis asjad seal on. Ja seal on nagu hullumeelne. Aga kuhu ma tahan selle USA jutuga jõuda. Et ütleme, kui ma elasin USA-s, siis oligi, tööd oli palju, aga ma tegin seda hingega, mulle meeldis see töö, mis ma tegin, ma sain head palka, enda hinnangul Ameerikas ütlesid küll, kurat, sellise väikse palga eest nii aktiivne venda. Aga tollel ajal oli lihtsalt nii, et võtsin selle vastu, mis oli, aga mul oli nii, et elatuskulud palju olid. Ma räägingi, et kui mul oleks olnud niimoodi, et ma oleks üksinda selle apartmenti, me maksime apartmenti eest $600 tookord. Aga see oli kõigi mugavustega, aastaringselt oli 6 sotti, igaüks maksis, viiekis olime, igaüks maksis 120, suur vainituba, parkimised, kõik on ju kaubanduskeskused lähedal, et ei pidanud isegi autoga sõitma, tankla oli seal samas lähedal, lapsed viidi kooli, siis oli nendes elamurajoonides on alati see kultuurikeskus või kus on basseinid, sa saad seal pidu, jõusaal oli seal, kõik asjad olid olemas ja see oli siis põhimõtteliselt $120 kuus. Kui ma oleks näiteks seal elanud üksinda või ma ei tea, siis ma oleks võib-olla 2 tuba võtnudki, siis ma oleks maksnud tollel ajal mingi 3 sotti näiteks. Oleks ise toimetanud, oleks mu oma elamine olnud, üksinda oleks olnud igav ja selle teistpidi ka, et ma ei hakanud nagu seda endale nagu eesmärgiks seadma ja see seltskond oli huvitav tõesti, et ühes toas oli Moskvast abielupaar ja meie toas oli siis niimoodi, et oli Kasahstanist üks mees ja üks mees oli Gruusiast ja oli mina ja tegelikult me saime päris hästi hakkama ja läbi oma vahel ja see kultuuride erinevuse arusaam, see oli nagu müstiline. Aga auto maksis sellel ajal, tänaval oli Cadillac, kõik täis automaat, uksed, aknad, tollel ajal nahksisustus, 600 oli kirjutatud tuulepulgaga akna peale, $600 said selle auto kohe, töökorras auto, palun, võtta osta. Kütus oli mingi, ma võin eksida, kes oli mingi, ma ei tea, Kallon oli $1 või? Kallon, jah, ma mäletan, kui sa USA-st tulid, siis ma küsisin seda kütust. Sa ütlesid, et Kallon, jah, see on 3,2 liitrit oli. Ta on vist isegi rohkem, ta on vist 4 lähedal. Ja ma mäletan seda dollari $1, saad aru, ehk siis minu see 5.50 ma sain selle tunni töötasu
tasu eest ma sain mingisugune üle 20 liitri, oleks saanud bensiini ebareaalne. Noh, et noh, see on tänasel päeval, et noh, mis see tunnitasu siis nagu oleks olnud, ta on ikka korralik. No, sa kursis palju praegu puusast? Tead, nüüd, kui see sõda hakkas Iraanis, siis ma vaatasin mingi uudistest, kes läbi, ma vaatasin, kas üle $5 all on. Viimane kord pool aastat tagasi, kui me olime nüüd Floridas, siis seal ma tegin ju veel mingid pildid ja videod, seal oli alla $4 oli. Nii et noh, umbes dollar oli või alla $1 oli, isegi arvestati seal, isegi alla $3 me galloni, 2,88, mis oli noh, sisuliselt mingi 70 eurosenti või 6, alla 70 eurosenti oli sellel ajal. Aga sõbrad, noh, vaat ongi see, et ma võin ju nagu öelda, et vaat kuidas siis tollel ajal elati seal ja vaat kui äge oli ja noh, praegu ka just kütus on odav, riided on odavad, valik on suur, on ju. Aga me ei saa ühte asja unustada, milleni meie ilmselt siin Eestis jõuame lähima 10 aasta jooksul, see on meditsiin. Meditsiin on seal jõhkralt kallis. Et kui sa seal näiteks murrad käeluu, jalaluu, sul tuleb mingi arve näiteks, ma ei tea, mingi 3-4 tonni näiteks või kui sul mingi operatsioon 10 tonni on ju, mingi, ma ei tea, sapikivid või midagi sellist on ju, et need on kallid, hambaravi. Tavalistel ameeriklastel on ühed katkisemad hambad maailmas. Et see, et mingi Ameerika filmides keep smiling, kõigil on portsellankroonid ees ja asjad, selleks ja no järjest kallimaks see läheb ja raha on järjest vähem. Ja kui tollel ajal oli nagu reaalne võimalus, et keskkooli poiss võis teenida, ütleme, kooli kõrvalt õhtuti kiirsöögi kohas, nii 16 said kohe tööle, tööloa said. Et võisid ikkagi teenida nii palju, et sul oli oma auto, sa said ise kütust panna, oli oma apartment ka kooli kõrvalt. Siis nüüd on kahjuks seis selline, et ka ameeriklaste puhul öeldi, et on väga palju neid noori, kes ei saa endale oma kodu lubada. Seal on apartmenti rent on seal võib-olla mingi $1000 kuus on ju, ja elavadki vanemate juures. Ja no meil on see sama, et ega no... Ma arvan, minu generatsioon ongi viimased, kes nagu endale mingi majaraasukese või korteri või mingi asja on saanud endale ja meie lastel, kui meie vanematena neile midagi ei anna, neil ongi suhteliselt ikka väga-väga halb seisna. Jaa, sest enam ei ole see raha kui sellist enam niimoodi peale ei pritsi. Et noh, vahel on mingisugune, praegu on ka jutu järgi on kõik on mingi aeg oli ju niimoodi, et tööturul oli noored tulid ju kõik tööd otsima ja mingi tohutu mingisugune soovi nimekiri oli, mida nad kõike tahtsid. Ja vanaks vaatasid, et noored olid nii naglalt, lõid jalaga ukse lahti ja 4 tonni palka ja kõik. Ja tööandja vaatas, et kurat, et sa oled nii enesekindel, et sinusugust venda on meil või tüdrukut on meil nagu töö juurde vaja. Et noh, et ju sa oma töös oled ka nii enesekindel, aga siis tulid nagu kohustused ja see oli aga ma pean nüüd tegema ka midagi. Ja nüüd näiteks viimane seis oli, kus ma siin kuulasin mingi raadiosaade oli hommikul, kus äkki Star FM-is, kus öeldigi, et noored enam selliseid ulmesummasid ei küsi, et võta või jäta ja on nagu hoopis nii-öelda tagasihoidlikumad soovid, sest kui sul ei ole nagu töökogemustki, mitte vaata töökogemusega on ka see, et mul on vanemad töötajad, kes on erinevates sektorites tööl, on see siis kas mingisuguses kaubanduskeskuses on ju, noored tüdrukud tulevad kuskilt koolidest on ju, nad ei korista enda järel, nad ei ole nagu, neil ei ole seda kasvatust, hoolsus või kord või selline, ma ei tea nagu. Kodune kasvatus on selle asja nimi. Vaba kasvatus. See ei ole isegi, vahepeal on isegi niimoodi, et võib-olla see natuke kõlab ülekohtuselt, aga tulles nüüd tagasi selle kooli juurde, kui mul see kooli huviringi juht või kes iganes, siis me nagu rääkisime üldse kooli korrast ja kõigest sellest maailmast. Ja siis ta ütles mulle, et tead, tänasel päeval on niimoodi, et õpetaja on nagu kloun tsirkuses. Järjest rohkem. Õpetajate suhtes ei ole enam mingit lugupidamist, väga paljude suhtes. Õpetajate elu lahatakse kodus, laste juuresolekul vanemate poolt. Oi, näed, ta on seal, näed, tehakse õpetajat maha päris paljudel juhtudel. See on nüüd see pool, mis on nagu kodune pool, mis on nagu väga nagu vale lähenemine. Ja samal ajal ma tean noori õpetajaid, kes, nad on semud oma õpilastele. Semud. Ta on noor õpetaja, ma saan aru, ta tahab olla nooruslik kõik,
aga väga palju ta teeb ka endast olenev, et tema suhtes ei tuleks mingisugust süüdistust, ta ei tuleks mingisugust jagataks teda kuidagimoodi kottima ja siis ta põhimõtteliselt proovib nagu iga lapse osas nagu leida mingisuguse kompromissi, ühise keele. Laste puhul on niivõrd palju, ma kuulen kogu aeg, järelvastamised, neid on niimoodi, et igast võlgnevusi järelvastamisi nagu tuleb lihtsalt, ka tüdrukutel tuleb nagu niivõrd palju. Samal ajal pannakse nagu lastele kuivalt nagu päevikusse või mis iganes neil on päevikuid ka, vaid mingi tunnistusele kuhugi. Käitumine ja hoolsus on super, suurepärased. No hoolimata sellest, et nad nagu tegelikult üldse ei kuula, mis neile nagu öeldakse. Noh, hoolsus on nagu kõik asjad kaovad, kõik vedelevad. Kõikides koolides on see probleem, et igal pool on mingi ruum, mis on leitud asjad. Ja seal on nagu riideid, on hunnikutes, lademetes on riideid, igast asju on seal. Noori ei huvita üldse, asjad vedelevad igal pool. Seal on igas koolis on mingi majavaim, kes korjab kõik need riided. See on selle liberaalse ühiskonna tagajärg siis või? Nii, ja siis nad lähevad ajateenistusse. Ja mis te arvate, et kaitseväes on niimoodi, nagu oli 90-ndatel? Käsk on juhi tahte väljendus sõnas kirjas märgu andes, käsku tuleb täita kiirelt, täpselt ja vastu vaidlematult. Sellise jutuga sulle kutsutakse juba mingisugused inimõigused ja asjad peale. See on nagu müstiline ja me õppisime selle nagu käsu teema ja õppisime toenglamangus. Nii kaua keegi püsti tõusnud, kui see kõigil peas oli. Et see oli meeldetuletus või kuidas kellelegi. Tänasel päeval on kõik, mulle õpi see selgeks. Käsk kui selline, ma isegi ei ole kindel, kas ajateenijad üldse teavad, mis asi on käsk. Et ma siin kuulen uskumatuid lugusid, kuidas nagu ajateenija ise otsustab, milline on tema tervis. Tema otsustab, on jalg haige ja keegi ei hakka nagu selles, keegi ei taha kohtusse minna. Sul on alakene haige ja mis sul on köha ka või? Köhakene ka, jah. Kunaga mine ole laatsaretis, ole laatsaretis 3-4 päeva ja siis see haige siis 4. päeva lõpus on ju kirjutab taotluse, ma tahan linnaloale, mul on nüüd tervis parem. Et nagu, halloo, et ja siis, ja kuidas ette, koolis käib nämmutamine, lasteaias on ka tegelikult, ma puutusin kokku lapsega, üks laps märatses rühmas, lihtsalt võttis lille ja baasi, viskas puruks seina vastu ja kasvatajad ütlesid, et õpetajad on nüüd lasteaias. Ärge, me ei tohi sekkuda. Füüsiliselt me ei tohi sekkuda. Me ei tohi midagi teha. Juhatus ütles ära õpetajatele, et ei tohi sekkuda füüsiliselt, mitte midagi teha. Ja oligi selline laps, kes märatses, lõi teise lapsele mingi kuradi kaikaga vastu pead ja röökis ainult ja magama jäänud ja nagu ja kogu rühm oli ja mis toimus? Teised lapsed hakkasid ka niimoodi käituma. Sellepärast, et sellel ühel on lubatud mingi karistus, midagi järgnenud. Sõna karistus unustame ära. Vaat see on see, et mul on enda eakaaslaste või vanemate meestega see on küll liberalismi vili täielikult. No jaa, aga mingeid reegleid ei ole. Mitte mingeid reegleid ei ole. Ja ongi nagu see, et kui juba minuealised ja minust natuke vanemad inimesed tõstavad käed üles, nüüd nagu aitab, et ja võt, kui see laps ta on lasteaias, ta võib märatseda teha, mis tahab, keegi teda ei karistada ei tohi, sa pead rääkima. Kooli siis läheb. Kindlasti omal ajal oli kooli, ma ei tea, keegi oleks su vennaga, keegi hea venn, ole rahulik, võta rahulikult. Kõik sõbrad on ju. Torni pandud kohe. Vaat see ongi see, et on inimesi. Aga mingid muutused nagu on, ma vaatasin see üleeile või kuna see Inglismaal oli 3 miljonit inimest marssis juba. Okei, seal oli immigratsioon, aga midagi on hakanud toimuma. Kõigil hakkab kõrini saama vist sellest kuradi asjast. Vaata, nendel on see immigratsiooni teema. See on ikka päris hulluks läinud, ma ikka vaatan. Ma olin täpselt aasta tagasi, ma olin Brüsselis. Siis ei tea veel, vaadake, Dutch Travel Maniac on siis YouTube'is on vana, kes käib erinevates linnades, ta näitab, mis tegelikult Euroopas toimub. Kas see nüüd see 3 miljonit oli nüüd sellel aastal või nad võtsid eelmise aasta asja välja? Ei, nüüd tuli jälle. Eelmine aasta oli ka. Ja asja mõte ongi see, et britid ikkagi toovad esile. Nüüd ei ole nagu enam see, et ma olen protestant ja sa oled mingisugune muu, mis need omavahel seal omal ajal võitlesid, on ju. Nüüd on nagu tundub, et kõik kristlikud jõud on nagu käed ühendanud väe ja käe ja mis iganes organid, on ju. Et see on väljunud kontrolli alt, kus ongi nagu see, et oma kodumaal valge mees on nagu kõige rohkem alla surutud. Ja oleme ausad, ma päris ausalt ütlen, kui ma nagu jälgin enda ümber toimuvat,
siis ma pean nagu tunnistama, et ka ütleme suures plaanis üldse valge heteromees on kõige suurema tule all. Tal ei ole mitte mingit kaitset. Naisõiguslased on praegu niimoodi, et nagu ära jumala pärast nagu iitsata ka, ole nagu kõik, mis tuleb neile alla, sellepärast, et sina oled suurem ja tugevam, sina jääd vastutavaks. Lastel on õigused, homodel on õigused, kõigil on mingid tohutud õigused ja nii kurb, kui seda öelda ei ole, siis tegelikult valgele heteromehele nagu ei olegi enam mingit teemal, vaata, me oleme sinuga kaameraväliselt ka rääkinud, et need üksik isad, eks ole. Et sellest me tahame veel, me vaatan ka praegu, et meil on kohe tund täis, et sellel teemal võiks täitsa teinekord rääkida, et sa oskad hästi palju sellest rääkida. Vaata, et... Tead, ma väga palju ei oska, aga sul on kokkupuuteid on, vaata, minul ei ole neid tutvusringkonnas nagu neid üksikisasid olnud, et ma... No jah, et ja mul on... Nagu kuidamoodi kohtusüsteem lappab seda ja no ma räägin, et ma ei taha sellest teemasse sisse. Aga sellel teemal võiks kindlasti peada. Mul on olnud sellel aastal päris mitmeid selliseid juhused, kus inimene, mees mulle kirjutab, meeste rahvas kirjutab mulle, mida ma tegema pean. Et kellel oli ka mingi kohtu case on ju, et süüdistajaks on eksnaine, kohtunik on naine, kõik on naiste kari on. Ja nad ja vana ütles, et ma lähen sinna, ma tean, et nad on need maailmavaade, nad on feministid on ju. Et mul ei ole enda kaitseks nagu mitte mingit mul on võimalik ennast kaitsta sellepärast, et ma tean, mis mind seal ees ootab. Mida ma tegema pean ja siis ma ütlesin vanale, et aga võta siis mingi kõige tavalisem, võta endale Nervostrong. See kõlab nagu võib-olla natukene sellise iroonilisena, aga ma ütlesin, mis see sulle teeb, sa jääd rahulikumaks kriisiolukorras, samas sa jääd piisavalt adekvaatseks, on ju, et rahu on sinu relv. Ole rahulikult, on ju, kuula, mida nad sulle nagu räägivad. Loomulikult nad hakkavad sind kohe ründama, on ju, nad ei annagi sulle sõna, on ju, siis kui sul see võimalus avaneb, rahulikult nagu räägi, on ju. Ja mul oli üks mees oli siin, ma toon välja näite, et mis meestega tegelikult toimub. Üks mees võttis muga ühendust siin, ma ei tea, mõned nädalad tagasi ja kirjutas, ütles, et kuule, et ma vaatasin su mingit postitust, et mul hakkas silma, et sa oled ilmselt selle kõige läbi teinud, et oled ka oma elus vastu näppe saanud ja ma ütlesin, et siin jah, midagi salata ei ole, et on väga, väga selline valus kogemus. Ja siis ütles ka, et tema elus on olnud nüüd see hetk, kus ta on nagu karidele jooksnud, et mida ta tegema peaks. Ja sama siis ma nagu soovitsin, et võta unerohtu, mees peab magada saama, sa pead magada saama. Hommik on õhtust targem, võta unerohtu, suhtle erinevate inimestega, ära ole üksi. Et suhtle, mitte isegi ära kirjuta, vaid veel parem helista või saa kokku. Ja ma pean oma kogemustest ütlema, et ka mina kõige raskematel hetkedel sain kokku täiesti võõraste inimestega. Ja nende jaoks ma olin valge leht. Nendel ei olnud minu suhtes mingisuguseid eelarvamusi. Ja ma sain sealt tegelikult kõige paremat nõu üldse. Täiesti võõras inimene põlvil oli minu ees, ütles, et see, mis nüüd tulemas on, me räägime siin petmisest. Tõenäoliselt kõiki ta kuulas, ütles, et midagi väga rõvedat on tulemas, et ole hea, ära tee midagi mõtlematut, et sa ikkagi elu on elamist väärt, on ju mingi 10-15 aastat nagu kinnimajas istuda nüüd, et see, mis tulemas on, see tõenäoliselt tuleb, ja see hetk muidugi tuli. Aga kuna võõras inimene ütles, et ma enne ära ei lähe, kui sa mulle annad oma ausõna, et sa nagu midagi väga julma ei tee. Ja ei hakka korraldama mingisuguseid tapatalguid. Ja vaat see oli nagu, ma olen tagantjärgi nagu mõelnud, et ükski minu tuttav ei oleks isegi nagu hakanud nagu seda soovitama, sellepärast, et kõik mu tuttavad olid selleks hetkeks šokis või nad arvasid, et see ei ole nii, nagu mina seda nagu kirjeldasin. Kuivõrd teine pool eksponeeris seda nagu teistmoodi. Ja kaine peaga või kaine mõistusega selles ei saanudki nagu aru. Ja võt see oli nagu see osa, kus nagu minu soovitus ka kõigile, et kes on nagu hädas, kui sul nagu see kõige raskem hetk, siis tihti lugu on see, et need inimesed, kes on olnud aastaid terve elu sinu lähedal, tegelikult nemad ei oska sind nõustada. Et pigem otsi võimalusi suhelda kas või tõesti täitsa võõrastega, just selle sama arvestusega, et nad ei tea sust mitte midagi. Kont võõraga, nagu öeldakse. Ja. Kui palju meil aega on? Ma arvangi, et ega
see on niisugune hea sissejuhatus järgmisse teemasse, kus me võiks nagu pidevalt rohkem peatuda ja kuradi sinuga on vägev rääkida. On ja ma... Tead, mis võiks teha? Järgmine võiks kuskil kalale ka minna koos. Ja siis samal ajal juttu ka rääkida. Jah, see oleks tegelikult selleks boonus, siis saad aru, kogu aeg kala võtab, siis me satume sinna, vaatame selle miljon sääs, kes võitlus käibki, venad on hulluks minemas, kõik saavad 11 õngedega. Kuule hea, aga need ongi täpselt tund tulebki täis. Sõbrad, aga ma usun, et teil ei olnud igav, et no vot see ongi see, et aga nendel samadel teemadel me räägime ka nii-öelda eetriväliselt, me räägimegi niimoodi. Me räägime kogu aeg. Ma räägin eakaaslaste meestega, ma ütlen, et see on tegelikult jäämetipp, millest me nagu suhtleme ja olge nagu tähelepanelikud. Olge iseenda suhtes tähelepanelikud. Meestega on see, et väga paljud mehed on ennast hakanud alahindama. Väärtustage ennast. Väärtustage oma peret. Ma käisin oma perega, eile pidi minema Taevaskotta, siis ma mõtlesin, et ilm on suht ilus, ma kardan Taevaskus mingi 1 miljon inimest. Me läksime hoopis Paunverre ja kogu see piirkond, olime sealpool, Jõgevalt läksime läbi, et kogu punt oli kaasas, kõik tütred olid mul kaasas ja väga chill oli. Õhtul käisime veel naisega, käisime kuskil Tartu lähedal. Ta on umbes lõunakeskusest 5 kilomeetrit, meil on üks metsalõik, kus on põdrad kogu aeg. No, ja teedki äge, masinaga vaatad, põdrad tulevad sulle täpselt kaadrisse, auto seisis, nad ei osanud autost midagi arvata, ja see on siuke võimas, see on emotsioon, et nautige neid hetki, see on sinu kass või? Minu kass, jah. Hirmsa kisaga. Sa oled, vaata, täpselt, kass on peremehe nägu, ta oli mingi murja, ta oli mingi et täpselt Antero näoga kass. Tule siia. Ta on siuke arglik mees. Ega tema nüüd küll väga ei taha siia nagu eetrisse sattuda. Aga sõbrad, et kui teil on mingisuguseid enda poolt mingid tähelepanekuid, ma arvan, tänase videosuud ma ajasin siin mõnel suitsetajal harja punaseks, ilmselt riigiasutustes töötajad. Vaata, siin ongi see, et inimesed, kes on selles süsteemis töötanud ja sealt nagu välja tulnud, nemad julgevad nagu rohkem rääkida. Loomulikult see, kes on sealt töötanud, võib-olla tegingi kellegile liiga inimesi, kes ongi kohusetundlikult teevad oma tööd ja veel ületunde, raamatupidajatel on päris suur koormus. Nendest me ei räägi. Ja, aga on inimesi ja on ametikohti, mis on lihtsalt, ma ei tea, mingid tekitatud, ja lihtsalt, et oleks töökoht, ja kui sulle seal makstakse ka nagu mitte millegi eest ikkagi keskmist palka või üle selle, siis see on erasektoris. Millegipärast, et pigem see seltskond, kes ei ole sellistel loorberitel puhkamas ja sellest palka saab, see seltskond kaalub üle selle vähemuse, kes seda saab. Et mul on pigem kahju neist, kes meie tavalisest eestlasest, kes peab praegu elama seda elu, nagu meil praegu hetkel on. Ma meil kord ütlen, see hetke elu tegelikult, sõbrad, kohanege. Seega tuleb kahjuks, jah. Oma laste suhtes, mina ütlen, mul on laps praegu kõige vanem on 8. klass, järgmine aasta 9. Ma enam ei tea, mida ta võiks õppima minna. Ma naisega arutasin, et võib-olla meditsiin on ainuke sektor, kus, mis on kogu aeg nagu, et ma kõige muu suhtes ma ei ole enam nii optimistlik, et kõik need igasugused erialad, mis nagu on nüüd, vaatan, et praegu käib ju, lähed kinno ka siis, et tule seda õppima, tule toda õppima. Muutub nii kiiresti. Ma ei oska enam nõu anda, ma ei näe tulevikku, mis see võiks nagu olla, isegi IT-vendadele öeldakse, et meil ei ole enam vaja teid, et paljudes mingid ülikõrged mingid spetsialistid, jah, aga selline keskpärane IT-vend, nendel ka ei ole enam väga tööd. Vanasti oli nii, et mine IT-d õppima elu lõpuni, sul on kõik alati. Kirjutad poodi. Aga nüüd on juba nagu kõik muutunud ja see, mis täna tundub, et on ei ole kasumlik, 2-3 aasta pärast võib-olla nagu ettevõtluses ka. Täna mõtled mingi asja välja, väga lahe, ma panen turule, panen kõik asjad, sul on tohutud plaanid, ja siis 2 aasta pärast avastad, et nagu seda sama sinu ideed, mingisugune sinu piirkonnas, lähipiirkonnas, sinu kodulinnas on 5 tegijat, kes on täpselt samasugust asja teevad, ainult mingi teise nimega, natukene muudetud. Ja ongi kõik, ja sa pead jälle nullist alustama. Ma arvan, et meil on tulemas selline ajajärk, kus väga suurt rolli hakkavad mängima päriselt töötegijad või oskustöölised, kes oskabki oma asja nagu päriselt teha. See just hetk tagasi ütles, et sinu piirkonnas on 5 sama tegijat, aga ma mõtlen nagu sellist, kes ei nagu, ma ei mõtle vahendamist, vaid ma mõtlen nagu
kuradi kasvõi seesama terrassilaud siin, et mingi vend, kes oskabki neid nagu väga hästi teha, neil ma usun, et ei kao töö ära, Pottsepal ei kao töö kindlasti ära, Santechnicul ei kao töö ära. Mõtlen seda sektorit. Ehitajad ja neid ma juba näen, kuidas robotid teevad mõju ka. Siin on jälle selline hea näide, et seesama Pottsepp, aga kui ma lähtun sellest infost, et Euroopa Liit tahab nagu igasuguse puukütte mingi asja ära teha, keelata aina. No jällegi sõbrad, et ma nüüd rikkusin kõikide need Pottsepaks tahavad õppida aina. Aga see on lihtsalt nagu see mõte käis läbi, aga see ei tähenda, et see nüüd on soiku jäänud. Kindlasti on mingid inimesed kuskil Euroopa Liidus, kes nagu iga päev töötavad ja tegelevad sellega, et kuidas see... Meie loogika siin Imrega vestlustes ei ole kedagi halvustada ja mõnitada ja midagi nagu halba öelda, vaid me tahame juhtida tähelepanu sellele, mis toimub meie ümber, et tehke silmad lahti, et vedike nagu seda kaasamõtlemist ja arusaamist, eks ole, ja seda pimeda viha ära kaotamist. Just sellepärast ongi meil Eesti ühiskonnas nii palju lõhestatust, et me ei istu maha, me ei räägi, meil ei leita kompromisse, meil on nagu see on too, silt külge ja antakse agu täiega. Aga seda, et istuks maha, üks pool on täiesti teise mõttega, teine teisega, räägid kuradi, öeldaks telesaated, tund aega meil aega rääkida, meil saate aega kohe läbi saama, nüüd on sinu kord. Kurat, fucking istuge maha, rääkige kuradi 2 ööd päevana, ennem ära ei lähe stuudiost, kui kuradi surute käppana. Ei, tegelikult ma ajaks pundi sauna. Sa tunised ja juba surute käppa, tahaks magama minna koju vaatama. Ma ajaks terve pundi sauna, ütleks, et enne välja ei tule, kui te olete kokku leppinud. Ja siis 120 kraadi läks. 2 minutiga on kõik kokku leppinud, vennad kallistavad. Ei kallistama ei hakka, see saunas vähemalt. Kuule, aga lõpetame tänaseks. Räägime jälle, päike tuli välja. Päike tuli välja, korgi peale siin. Tšau, korgimees.